tere! Ühel päeval, justkui täiesti eile, tegime koos Sirkaga ja Emil Rutikuga Tallinnas Telliskivi loomelinnaku servas ottide ülestõusu otse tootjalt tarbijale. Täna loen teile kirja, mille Sirka on saatnud Bulgaariast. Selle kirja sisu on sedavõrd kõnetav iga ilmaga, eriti tänasega, nõnda et võtame selle paberi koos, teeme punaseks sõbraliku tänuga, misjärel kirjutad sina enda oskusest pettumusi vältida. Sirka Eufrosiine kiri on imeilusasti liigendatud, sellega on väga hästi. Sissejuhatus, kui me anname teise inimese kohta või üldse millegi kohta hinnangu. Ja nüüd selleks, et hakkaks kriips tööle mõttekriipsuna, me teeme tühiku pärast sõna ja enne kriipsu klikkimist, vajutamist, tippimist, tühik. Aitäh! Eraldame, kui sa nüüd kuulad, eraldame me tõmbame me maha. Eraldame end teisest inimesest või olukorrast. Arvame, et oleme tõele lähemal. Teate, mis oleks praegu hea eesti keele pikaldast meloodilist rütmi arvestades? Paneme natuke sõnu juurde, kellest me oleme kaugemal. Niisiis arvame, et oleme. Nüüd saab öelda siis, kas tõele lähemal kui teised, ilma komata kui, või saame öelda, et oleme teistest tõele lähemal või tõele teistest lähemal. 3 varianti. Natuke sõnu juures ja pikaldase eestlase rütmitunne on kõrva tagant kutitatud. Aktsepteerida seda koma, mis on tühik enne mõttekriipsu, et oleks lausa kõrvuti 2 onni. Lisame sõna see. See on päris keeruline praktika, see pole muidugi mingi uudis. Mingil hetkel räägivad sellest teemast kõik vaimsed õpetused. Et me ei võrdleks, ei sildistaks, ei annaks hinnanguid, ei eeldaks. Siis ei saa tulla ka pettumusi. Ma jändasin sellega enda puhul mõned aastad tagasi rohkem kui nüüd. Teen ettepaneku kirjutada lause alguses välja pikk vorm, mina. Rõhutame siin julgelt mina. Jändasin rohkem kui nüüd, tühik enne mõttekriipsu, sest need hinnangud, koma, mida andsin, tegid mulle endale tegelikult haiget. Ma jälle fileerisin teemat enda näitel hoolega ja mõistsin, et minu ebamugavus on põhjustatud ootustest teistele või olukordadele. Nüüd tekib meil küsimus, kas Sirka Bulgaarias kirjutades pidaski silmas sõna fileerima, et ta fileeris, teate, see on kala või liha lõikamine üliõhukesteks viiludeks
või ta tahtis öelda filtreerisin. Loomulikult on võimalik küsida alati otse allikast. Filtreerimine on külm sõna, aga see fileerimise sõna on nii tore. Olgu kuidas on, jääb nii. Algul kahtlustasin muid ja keerulisemaid psühholoogilisi mehhanisme ka. Me paneme siia ka järel kooloni, sest me loetleme, mis mehhanismid kahtluse all olid. Koolon. Enda paremaks pidamine, tõeteadja kompleks ja nii edasi. Lihtne praktika, koma, mida endaga rakendasin, koma, see on klassikaline põimlause, mille kiilu ees ja järel on koma. Nii lihtne ongi. Rakendasin koma, oli ootuste kõrvaldamine. Lähed teekonnale, koma, ei sea ootuseid, las olla pikk vorm nagu olgu ilus ilm ja sujugu kõik suurepäraselt, tellid toidu. Sa ei saa muide niiviisi edasi minna. Sul oli circa kesekene siin koolon, olgu ilus ilm ja sujugu kõik suurepäraselt, punkt. Uus lause, suure tähega, tellid toidu, koolon. Siis me jätkame stiili puhtalt, nii nagu eelmises lauses oli. Koolon, maitsegu nüüd nii, et maitseb. Kohtud inimesega, koolon. Sama stiil. Hea maitse. Hästi maitseb. Paremini veel kui ootused. Nii siis. Kohtud inimesega, koolon, olgu täiesti tore. Punkt. Ootad pakki, koolon, jõudku täpselt või pisut varemgi. Need on lihtsa elu näited, koma, aga ootusi võib olla kihiti palju ja päris suurte asjade kohta meie elus. Terve elu võib olla parema ootus, mis teeb elu päris õnnetuks. Me hakkan elama, siis kui teised vastavad ootustele ja minu tingimused saavad täidetud väliste asjaolude poolt. Kõigist parem olen niikuinii. Ha-di-ha. Ha. Ha. Elu ei vasta kunagi 100% meie ootustele, koma. Sest meie ootus pole seotud täiuslikkusega. Hakkasin endale ütlema. Tuleb otsekõne, see on tore stiil, jutumärgid eesti keeles algavad alt ja otsekõne lause, rõõmu, ikka suure algustähega. Tühikuid enne ja pärast jutumärke ei ole. Nii siis jutumärgid algavad alt, tühik ära, suur V, võta ootus maha, hüüumärk, see on käsk või muidu. Nii siis võta ootus maha, hüüumärk, jutumärgid ilma tühikuta. Vabanemine ei toimu ühe lausumise järel. Seda tuli korrata mitmete erinevate olukordade kohta, kuni aju harjus uue viisiga maailma käsitleda. Meel õpib väga kiiresti ja on väga. Võtame teise väga ära. Meel õpib väga kiiresti ja on avatud igasugusele manipulatsioonile, koma, ka meile kasulikule. Mis juhtub? Ahaa, see on küsimus.
mis juhtub, küsimärk, lause lõppes ära. Ise küsin, ise vastan. Niisiis alustan järgmist lauset suure algustähega ka. Kohalolu süveneb ja me hakkame aktsepteerima väikeste sammudena seda, mis on. Kusjuures see on ka veel poolik tulemuse lahku. Tulemuse kirjeldus võib olla idee poolest koos, aga sõna on hirmus jube õudselt kohutavalt pikk. See on ka veel poolik tulemuse kirjeldus. Kingitus selles praktikas on asjaolu, et kogemused hakkavad ületama igasuguseid võimalikke ootuseid. Need kogemused tühistavad varasemaid negatiivseid impulsse. See on tore, et autor valis selle käände. Kui me ütleksime, et tühistab varasemad impulsid, finito done, siis see oleks lõpetatud. Aga autor juhib tähelepanu, et see on protsess. See ei saa kunagi valmis. Meel õpib kiiresti, aga olukordi tuleb veel ja sa oled protsessis. Nii et kääne on Ega vihm ja torm, tolm, igavus ja ebamugavus ja omadega teises kohas inimesed ei kao tegelikult maailmast. Nii väljend, omadega teises kohas inimesed. Nii. Näe, nihe, mis toimub. Nüüd on mõttekriipsu koht. Me saame mõttekriipsu nii, et me teeme tühiku enne seda. Me märkame muud ja jälle tühik enne mõttekriipsu. Seda, mis varem meie mannetute ego ootuste tõttu märkamatuks jäi. Siia on mõistlik teha taandrida, sest üldistavale tekstile järgneb circa enesekogemus, niisiis teeme taandrea ja liigendatus saab hea. Sain teada, et elu kohalolus on loodud tegelikult üllatama ja seda samades tingimustes, kus varem muudkui pettusime kõiges. Me pole tõe filtrid ega hea maitse etalonid. Maailma õigesti ja hästi toimivate asjade valgusfoorid. Nii tore. Oleme elav teadvus ja põnevaks ning seiklusrikkaks muutub elu kohalolus siis, kui õpime pisutki tundma seda, kuidas meie teadvus toimib. Taandrida circa teeme, on ju? Just, see on üks praktikatest, see on reklaamiminut. Hästi maitsekas ja delikaatne seejuures. See on üks praktikatest, mis läbib ka mu kursuseid. Tõelise ilusa elu vastuvõtmine algab selle ootuse minetamisest. Just. Las elu üllatab meid. Tuletan jälle meelde. Päris tuntava faasi nihke saad luua oma elus ühe kursusega. Mõttekriipsu ees palun tühik läbi. Ärme pane seda üldsegi jutumärkidesse. Suurest tähest piisab. Kursuse nimi on läbi. Ei ole vaja neid jutumärke. Ühe kursusega mõttekriips läbi. Aga hästi ju.
pärast seda kursust ei ole elu enam endine, sest siin sisalduv on reaalne kogemus, mitte uus teadmine lihtsalt õpetuse asemel. Teadvus on õppinud midagi uut. Oled väga oodatud tagasi Eestisse circa. Ottide ülestõusu me vast väga ei korralda, küll aga me kohtume Südamesalus selleks, et tõusta ise iga hingetõmbega ja tõsta kõiki neid, keda armastame. Sind ka. Kohtumiseni.